Kalevi Leeri hinnangul. Tahapostise pall. Head jätku ei tule, tuleb lihtsalt pall kõrgustesse. Nüüd lükatakse edasi ja sealt on Koskoril löögi võimalus ja oi. Millise asja laseb praegu Sander Lepp sisse 35. minutil. Tristan Koskor ja 1-0. Aga noh, Koskori enda naeratus oli ka selline natuke häbelik, et see löök tegelikult Tammek. Veelma jääb Koskori karistusalas, Koskor saab lüüa ja Koskor lööb 2-0 siit. 61 minutit saab täpselt mängitud, kui Tristan Koskor nüüd küll ei pea enam tänama mitte kedagi muud kui iseennast ja võib-olla natukene ka Patrik Enro Veelmaad, kelle ta nüüd üles leiab, kes talle ilusti söödu lükkas. Tanimova vasaku jalaga tuleb päris head senderdusse, seal Tammeka on teisel korrusel peremees ja nüüd saabki Vasher selle värava kätte. Ei möödu minutitki sellest, kui ma rääksin, kuidas Levadia vastu on tal kõvem proovikivi ees kaitsjate näol ja kuidas tänases kohtumises annaks seda kaitseliini lahti murda. Aga näitab nüüd, et tasub talle pea peale korra see pall mängida ja sellega sai väsimatu poolkaitse hakkama. Vaatame siin korralik mürgel, käib karistusalas, tuleb hea kuul ka Basheri suunast, jätku olukord ja selle lööb Tammeka ära. Ezekiel Tanimovo 72. minutil teeb seisuks 2-2 ning Tammeka on sõidu ees. Levadia ei suuda seda jätkuolukorda ära klaarida ning hetkel tuleb Tanimovo teisest lainest piisavalt edukalt, et lüüa see pall võrku ja asuda. Nüüd siin natukene üle mängitakse ja saab Tammeka ise hakata hoopis vastu tulema, Koskoril vasakul äärel jooksuruumi. Basher, Lang ja Veelma kõik seal karistusala juurde jõuavad. Koskor konksutab, kas siit pääsetakse löögile ka, pääsetakse ja kõmmutatakse see pall värava alla nurka ära. 43. minutil saab Tammeka ise hoopis viigivärava kätte ja Ahmed Adebayo Basher on selle autoriks. No klassikaline olukord, räägid siin, kuidas ühele meeskonnal on olukorrad natukene rohkem enda jaoks kaldu olnud ja kuidas nendepoolne tavamus on pigem tõenäolisem kui teise võistkonna oma ja kohe siis selle jutu ümberlükkamiseks tuleb antud kontekstis võõrsil tiim Tammeka näol vastu ja skoori. See, et Juku Kõrre veerand tunnise mängu järel skoori otsa lahti tegi ja resultatiivne oli Tammeka ise siit vastu tulemas, enne kui jutuga jätkata saan. Koskor konksutab ja kas mängib ennast peale löögile, tuleb siit tõste hoopis ja täiesti tühja värava ees pääseb Ahmed Adebayo Basher pea vastu panema ja saab siit oma teise värava ja Tammeka tiimi teise värava kätte, kui mängitud on natukene üle poole minuti ja see käis nüüd väga kärmelt. See käis nüüd ülimalt kiirelt ja Tammeka saab kätte madalamal, et Udžeri, päris hea sööt ette Koskorile, kas sealt on 1-1 võimalus ja kui seal nüüd suluseisu polnud, siis Tristan Koskor viib Tammeka juhtima 27. minutil. Koskor avanes ilusti ja Bugerit hea sööt ja tipp-topp. Ja nõelas Tammeka praegu ikka täiega seda Flora kaitseliini, paha palli kaotus. Ja toob Matrossov ära jätku olukord, aga siiski 1-1. Siiski 1-1. Matrossov küll võttis esimese ära, aga Basher oli täpselt jaol selle pallile ja lõpuks lükkas mõnelt meetrilt peagi võrku. Matrossov on püha viha täis oma meeste peale, et nad jätku olukorraks valmis ei olnud. Rohkem platsile sekkudes vangerduse järel minuteid teenis ja ilmselt treenides samuti, vaatame selle olukorra ära, Koskor ütleb suunata pall värava ja sootlikult lahti ja Basher suunab selle sisse. 7. minutil läheb Tartu Etka Tammeka seda kohtumist juhtima ja just rääkisin Koskor-Basher duost ning nüüd töötab see täies mahus. Koskor suunab, Basher lööb ning Tammeka on ühega peal. Käivad siin kaaslased teda ka aktiivselt õnnitlemas ja sellist Basherile paremal äärel tuuakse. Kas võtab Pajunurme ise ette või mängib üritab sööduga õumbud leida seal, kes on päris lubavale positsioonile jõudnud, tuleb peale löök ja Patrik Enro Veelma lööb esimese ära. Oli siin nüüd 1 rikošett, oli siin 2 rikošetti, Tammeka jaoks vahet ei ole, sest esimene värav saadakse kätte 64. minutil ja esimese hooga paistab, et Patrik Enro Veelma selle autoriks on, kes siit siis ühes sellega ka enda jaoks selle hooaja esimese värava kirja saaks. Tanimovo siin Veelma rünnakule tõusnud. Läbi see löögile, alla nurka lahtine pall ja see on väravas. See on väravas, kui ei ole suluseisu. 70. minutil saab Tammeka ühe värava tagasi. Ja oi, kui oluline see praegu Tammekal oli. Äsja vahetuses sekkunud. Suure rammuga ennast usta külge haakinud on ja vaatame selle olukorra ära. Koskoril nüüd võimalus pealelöögiks, läheb pealelöögile ja Vetkal saab jalatõrje kirja, aga olukord ei ole läbi. Bedmansonilt pealelöök vasaku jalaga ja see lõpetab väravas. 27. minutil saab Tammeka värava kätte ning Herman Bedmanson on selle autoriks.
võitis ühe rikošeti, võitis 2 tartlaste jaoks, ei loe see suurt midagi, sest skoor on avatud ja juhtvärav kätte saadud. Esimese olukorra Vetkal päästis, teise puhul ei olnud tal enam midagi teha ja värava. Nüüd jällegi Kalevi tagaliin väga ohtlikult eksimas ja nüüd on ees tühi värav Tanel Langil ja Miron Vetkal küpsetab sellise piruka praegu, et ei ole mitte midagi öelda. Tanel Lang saab tartlaste teise värava kätte ja oma esimese sellel hooajal ning 31. minutil asub Tammeka seda kohtumist 2-0 juhtima. No inimlikult hakkab eriti veel, kui niimoodi Veelmaal lastakse keskväljalt läbi tulla ja meetreid koguda. Vasakule äärele Veelmaa palli annab, siit tuleb tõste ja maandub see värava postis ja postist omakorda võrku see lendab. Usutavasti ei mõelnud Tanimova siit niimoodi pealelöögile minna, aga sedavõrd õnnelikult tema ja Tammeka jaoks see pall tuule alla võtab ja ristnurga suunas lendab, et posti. Tanimovo. Kiidronilt esimene puude, vabastab siin Veelmaa pealelöögile, Veelmaalt kuul ja see maandub lati alla. Patrik Endro Veelmaa saab oma hooaja esimese värava 76. minutil kätte ning Tanimovo, Kiidron, Veelmaa kombinatsiooni tulemusena see tabamus tartlastele tuleb 4. järjekorras ja Kiidronilt sööd kõrvale müürile. Ja nüüd veel pääsetakse uuesti pealelöögile ja Chilem Ignatius saab samuti oma värava kätte. 88. minutil teeb ta seisuks 5-0 ning Kalevi haual on nüüd küll muld lõplikult peale lükatud. Ignatiusele debüüt värav Tammeka esindusmeeskonnas ning kui Kiidron andis pühapäeval Kalevi tubli. Oma leivategijat ei ole, kes pikki aute viskaks, Miil iseenesest võiks ju saada hakkama küll. Siin on nüüd löögikoht, tuleb teravalt ja tuleb 1-0. Ja tuleb Tartu Tammekale 1-0 ning Ahmed Adebayo Basher saab vabalt löögile ja lööb ära ka alla nurka. Fännid annab talle trummiga hoogu. Pall sul põrkab ja oma värav. Ja milline õnnetu tabamus selle mängu skoori täna avab. Harju mehed lükkavad Miili pika audi sisse iske peaga oma väravasse ja Tammekal oli adressaati Basher. Karistusala joonelt üritas, aga seal oli löögil jalad vahel, aga jätku olukord Basher ja Tammeka 2-0. Tammeka 2-0, Ahmed Adebayo Basher lööb oma hooaja 7. värava ja tundus üpris süütu olukord Harju jaoks, aga järsku Tammeka mehed palliga karistusalas. Veelmaa siin. Pall läheb väraval Basheeri suunas seal, aga said teama, et Basher nüüd lööb ja lööb palli väravasse. Ja kusjuures Kuressaare kaitseliin oli täiesti sassis. Sten-Patrik Brunn oli sattunud siia paremasse kaitsesse ja täpselt pall viidi sinna. No Pajunurmele väga ootamatult Udžeri tuli sealt, keeras maha, Udžeri saab nüüd panna Basheeri peale. Basher kas läheb löögile. Tanimovo ja lööb värava. Tanimovo lööb värava läbi Pajunurme. Väravasse läheb, aga mulle tundub, et Märten on seal praegu päris tujust ära, et penalti löömata ja praegu tegelikult kaotas. Kellele ta kaotas selle palli? Kas toob Tammekale siit ära 3 punkti sellest dramaatilist mängust? Ja väga kindel penalti realiseerimine. Ja seal on 9. lisaminutil viib Tammeka 2-3 juhtima. Ja nurgalöögi kirja, mängitakse see kiirelt lahti sealt Tanimovolt. Tuleb pall kasti ka ning lõppude lõpuks pannakse see pall hoopis sinna teise väravasse saisema, kui Kalevi poolt vaadatuna väga ebaõnnestunud pall sinna värava ette lahti jäi ja Okungbie, kes sinna vaatame selle olukorra siit ära, tuleb ka Basheri suunas ja sealt pannakse latisse teine ka saisama ja see ei ole üldse Kalevi päev, igastahes siin on korralikult 9 minutiga Tammekal 2 kirjas ja laseb sealt Basher veel korraliku valmistas ja jäi seal ikka üsna kehvasti. Oi! Ka kohe vastu. Ja tuleb teiselt poolt samasugune asi, aga lõpuks ikkagi mitte, ei suuda seal Nõmm seda teed kinni panna ja mees, kes siin Kuressaarele eelmine kord ilmselt nii mõnelegi õudusunene õhtul koju tõi, siis teeb seda möll praegu käimas. Ja seal nüüd Sinilaid oli Koskoril
seal küljes kinni ja sealt nüüd lüüakse see pall lihtsalt võrku ära, sealt Koskor ikkagi saab oma tahtmise kätte ja seal ja kas lasi Nõmm lüüa praegu oma külje alt sinna ette nurka läbi ja täpselt samamoodi nagu ka esimene poolaeg, et algab Tammeka kiire väravaga. Joosep Kobin oli siis see, kes üritas ta palli päästa, ma ei tea, kas ta oli juba üle joone või mitte, aga lõpuks sinna värava katusesse Kobin ka lõi. Koskor nüüd Veelmaa, Bashir ja kas nüüd? Ei saa seal mitme mängija vastu. Nüüd Užeri. Oba! Nüüd oli üks mängu ilus värav ka lõpuks ja Užeri lahendab Bashiri söödust selle korraliku pauguga ja 2-1 on seis. 3 minutit tagasi ütlesin, et mäng ei jää 1-0, siis noh. Saada, aga selline koha mõttes üsna sarnane, Emil mängib sealt lahti ja tuleb väga hea kombinatsioon ja see kombinatsioon oli treeningul välja harjutatud, sest et 9 minuti järel saab Užeri oma tabamuse kätte, Tammeka tuleb mängu väga kiiresti tagasi ja peale 9 minutit on meil tablool numbrid. Toimetanud on, nüüd vaatame. Veelmaa versus Matrossov duellis jääb peale Patrik Endro Veelmaa, kes selle värava ära lööb ja 17. minutil saab Tammeka esimese tabamuse kätte. Nailutab selle palli vasakule poole, värava alla nurka, Matrossov teisele poole ja Tartlas. Palju see siis nagu või mis, noh, kuigi see... No nii! Nüüd on puus väga veel. Väga hästi tehtud, nüüd et pärnakad magama. Liiks Igor Pints loomulikult ei ole rahul sellega. Tani Maavo lööb oma hooaja 4. Aga ma arvan, et need, kes seda mängu vaatavad, siis omamoodi kõigil on hea meel. Palju tekkinud, Pah tuleb jällegi paremat ääret, pall kasti ka, Koskorilt üle pea, seal nüüd käis pall vastu kätt ka, vaatame selle olukorra lõpuni ära, Järvela nüüd lööb ka, pall käib väravas ära ja siit saab Tammeka oma esimese kätte 14 minutil, aga nüüd hakkame me ilmselt ka videoruumis seda olukorda üle vaatama, sest et minule tundus küll, et pall käis seal vastu kätt ära ja teatavasti jalgpalli modernses jalgpallis siis kui rünnakufaasis see. Tani Moobo tuleb ka Tani Moobo paneb siukse palli, mida ei panda trennis ka ristnurka, aga siin ta teeb seda ja mis varem 2 korral ei saa tehtud, lüüakse 3. korral nagu naelapüstolist ristnurka kinni. Oi, ja no siin võib tantsida ja siin võib veel päris mitukümmend sekundit tantsida, et no kui siukseid. Endro Veelmaa tema vastu Ivan Spaturins ja sealt tuleb ära ja Veelmaa saab kätte. Veelmaa saab ka kätte oma värava ja läheb, näitab seal veel. Hästi kombineerib Tammeka praegu, Veelmaa siit samuti ääre pealt keskele rünnakuga kaasa lülitunud. Vister tuleb vasakule, aga madal sööt allapoole, seal on ootlikult pall lahti, kas pääsetakse lõpulikult ka suunama, pall lendab väravasse. 22. minutil saab Tammeka mingil määral ei kuskilt värava kätte ja kirjutatakse nüüd Koskori nimele see või mitte, vahet ei ole, Tartu Tammeka on viigistanud selle mänguseisu. Suditi, mis seal suditi ja lõpuks ikkagi rammiti see pall täie jõuga võrku, nii kuidas võimalik oli ja nüüd on oma Maatius. Kugeeri, nüüd on pealelöögi koht parem alaga, tuleb pealelöök, see võtab rikošeti ja Tammeka saab teise värava kätte. 82. minutil saab Tartu Tammeka ka teise värava kätte ja see kohtumise lõpp läheb pagana põnevaks. Ja nii nagu eelmine kord Tartus, kus Levadia oli seisuga 3-2 Tammeka, nii on ka nüüd meil vähemalt korraks seis 2-2. Rikošeti võtab see pall sisse, tartlaste jaoks ei ole üldse vahet. 7, Magnus Villotal, Virgo Vallikul 4. Ja siit tuleb nüüd ootamatult see Tammeka värav ka ära 12. minutil. Korra pöörab pilgu, et vaadata statistika vapsu poole pealt, aga Mustafa Pah ei küsi ja lajatab ise selle löögi ära ja tartlased saavad 12. minutil viigivärava kätte, Koskor ja teised kaasa. 9 vahetustahvlile kirja pandud, vaatame selle olukorra ära, Tani Moovo leiab superpalli, nüüd on võimalik tulla ka ja see on vahetusmehe värav ja selle paneb treener enda nimele kirja, sellepärast et Lauritz Õunpuu saab siit ühe kätte ja Tammeka saab siin 65. minutisse viiginumbrit tabloole. Aga eks Siim Valta saab endale täna õhtul peeglisse vaadata ja öelda, et midagi teen seal treeneri pingil kindlasti õigesti ka, sellepärast et vahetusmees nagu väljakule tuli ka koheselt muutuse mängu tõi. Flora nüüd oma vahetused saab ellu viia, väljakule tulevad. Veelmaa, veel pall sinna ja Patuurins lööb omale! Patuurins lõi omale selle palli praegu. Patuurins hakkas võrkpalli mängima, lükkas endale ära. Kas tahtis püüda või?
rusikaga üle lüüa, kui lõi omale, et vaatame seda olukorda. Täiesti segadus ja tegelikult keegi aru ei saanud ja vaikus ka staadionil. Väga hea pall. Tegelikult mõlemad lähevad. Karis palliga. Ja Chillemile pall! Ja aga Chillem lõpetab! Ja läheb mänguks! Oi, sõbrad! Chillem lööb siit ära! Ei ole nii, et Harju mängib ennast sellise 25 minutiga täitsa nulli tagasi. Oi. Ja nüüd punkti. 0 võitu. Päris sünge statistika, kui siin Karis hoiab palli välja. Kuul! Ja 52. minutil Tristan Koskor viigistab seisu 1-1. Ja tuleb ikkagi kiita Mattis Karist, kes läks olukorda lõpuni, suutis selle palli Weinsteini ees, aga no tegelikult võiks ju Vetkalit testida, läheb tsenderdus karistusalasse, Tubatšis peaga vahel, Miil! Ja Mairo Miil lööb karjääri esimese Premium-liiga värava ja kui tähtsal hetkel. Oi. Ära nüüd jagama, Järvela ei keeruta! Oi, millise värava lööb Henri Järvelaid 76. minutil. Pomm ja Piraki ja pall on võrgus. Ja sellise väravaga läheb Tammeka 3-2 juhtima. On proovitud läheb. Järvelaiu karistus löögi eest. Aga juba Tammeka otsimas 4. Ja 78. minutil Tanimovo lööb Tammeka 4. ja kas sellega ongi kõik tehtud? Nüüd ikkagi lähevad asjad Tammeka rada pidi. Ikka kuidagi see pall Tammekale laabus, paneb hea söödu Koskorile, jätk värava ette ja siit tuleb Tammeka 5. Ja nüüd on tõesti see mäng tehtud. Koskorile söödupunkt, Tanimovale järjekordne väravapunkt. Otsustame viimase voorule ehk siis läbi aegade, usun küll, üks kaalukamaid viimaseid voorusi oleks meie jaoks siin. Tanimovo läheb siit läbi ja saab selle kätte ja Tartu Tammeka läheb seda kohtumist juhtima. Ja ei tea, kas nüüd sõnusin ise selle jutuga ära aga see annab potentsiaali, et viimane Premium-liiga voor oleks väga põnev. Ja Tanimovo sisuliselt üksinda sealt ääre pealt minema hakkas ja sinna ta ka jõudis. Nüüd on vaja sisse saada, tuleb see pall siit kasti ka. Tanda on seal, mitme mehe vahel ja lükkab selle sisse. Ja Tartu Tammeka läheb seda kohtumist 1-0 juhtuma. Ja Mustafa Pah on see mees, kes seda teeb. Ja nüüd on Tammeka jälle sammu lähemal, et üleminekumängudest eemale astuda. Omavahelised kehad lihtsalt kokku lendasid, Miilpab tagapeene söödu siit, Veemaa nüüd siit kasti, ei tule siit omadeni, pall säilib, Ugeri ja tuleb siin teine ka Tammekale. Ja tuleb teine ka ja Komo Ugeri on see mees, kes selle ära vajutab ja sellist asja enam ei püüa. Ja päris peenete liigutustega tuli Tammeka nüüd üle Miili poolt.